P-U-M-A. Puma! Oi, tere sõbrad! Tere tulemast minu uuele kanalile Narko Reitkopp. Mõtlesin jälle, kujutate ette, ma jälle mõtlesin, et millest teha teile üks tore video ja välja mõtlesin. Mõtlesin minna minevikku, meenutada veidi ühte toredat perioodi, mitte küll tervenisti, kuid ühte pisikest hetke sealt. Oli aasta 2013 ja ma tegin endale esimese YouTube'i kanali. Selle nimeks sai piinlik seda välja öelda. Selle nimeks sai Ants Suurmürsk. Jah, Ants Suurmürsk. Ja sinna hakkasin ma postitama erinevaid laulukesi, mida ma sel ajal tegin, olles 17-aastane. 5. laulul tegin ma küllaltki suvaliselt või vähemalt mõte oli selline, et see 5. laul on, teeme selle loo ära ja siis vaatame, teeme edasi. Aga juhtus, et sellest 5. laulust sai minu kõige populaarsem lugu. Selle nimi on Seenelkäik. Mõtlesin ka mina, kuidas saab sellise pealkirjaga loost saada selline, minu laulude mõistes hitt. Aga hitt temast sai, seda vist kuulatakse isegi siiani. Ma ei tea miks, aga nii see endiselt on. Praeguse hetke seisuga on seda lugu kuulatud üle 415 000 korra. Ja lugu sai siis postitatud 18. novembril 2013. Nagu mainitud, Tauri oli sel hetkel 17-aastane. Issa, ma räägin endast juba 3. isikus nagu Jüri Ratas. Aga vast annate andeks. Mis ma oskan veel öelda selle laulu kohta? Seda oli tore salvestada. Esimest korda, kui ma seda laulu salvestasin, ma olin juba jõudmas lõppu, et nüüd ta on valmis. Enne kui ma lõppu jõudsin, helistas sõber. Telefon oli mul muidugi hääletu peale panemata ja läks see katse nurja, sest sõber kutsus trenni ja trenni ma läksin, mis muidugi praegu kuskilt otsast välja ei paista, et ma kunagi trennis oleks käinud. Aga järgmisel päeval salvestasin ma laulu ära, siis mõned päevad ootasin, küsisin sõpradelt nõu ja lõpuks siis postitasin ja näete, mis juhtus. Aga miks ma räägin Seenelkäigust, ma ei tea. Aga mõtlesin, et tore oleks meenutada seda toredat perioodi. See on juba, 8 aastat saab tänavu selle laulu sünnist, meeletult pikk aeg. Ja mis seal ikka, proovime, või vähemalt mina proovin, te võite muidugi ka oma kodudes või kodus, poes või kus iganes sa seda videot vaatad, võid proovida veidi kaasa joriseda. Siit ta tuleb, laul Seenelkäik. Laulu viisi on kirjutanud Michael David Rosenberg ehk artisti nimega Passenger ning eestikeelsed sõnad kirjutas ning rikkus laulu igaveseks enda jaoks ja ilmselt ka paljude teiste jaoks ära Tauri. Siit ta tuleb, laul Seenelkäik. Ja kes mäletab sõnu, laulge kaasa. Ja kas ma isegi enam sõnu mäletan? Ja meeldib mulle käia metsas õhtuti, olen enam useajast käpuli, taskulambi abil otsin seeni ma. Alati ei ole just kõige suurem õnn, kui ei leia seeni, on kurb mu kõnd, taskulambi abil liigun koju ma. Ja avan teleka. Ükskord käisin metsas üksinda, leidsin seeni, nii et uputas, siis korvid sain täis ja olin rõõmus ma. Mu sünnipäeval sai palju show'd, sest kõigil oli halb ja lahti kõhud. Sai selgeks mul, et seened olid mürgised.
meeldib mulle käia metsas õhtuti. Olen enamuse ajast käpuli, taskulambi abil otsin seeni ma. Alati ei ole just kõige suurem õnn, kui ei leia seeni, on kurb mu kõnd, taskulambi abil liigun koju ma. Aga teinekord läks paremini mul, sest kaasas seene õpik oli mul ning nüüd ma tean, millised on mürgiseed. Kuid järsku nägin palju kukeseeni, joostes kukkusin ja vajusin gangreeni, lõin ära pea ja nägin ilmutust. Siiani meeldib mulle käia metsas õhtuti, olen enamuse ajast käpuli, taskulambi abil otsin seeni ma. Alati ei ole just kõige suurem õnn, kui ei leia seeni, on kurb mu kõnd, taskulambi abil liigun koju ma. Ja avan teleka, ja avan teleka, ma ju ei valeta. Aga praegu on telekas kinni. Aga praegu pole ka õhtu. Kuid meeldib mulle käia metsas õhtuti. Olen enamuse ajast käpuli, taskulambi abil otsin seeni ma. No alati ei ole just kõige suurem õnn, kui ei leia seeni, on kurb mu kõnd, taskulambi abil koju ma. Meeldib mulle käia metsas õhtuti, olen enamuse ajast käpuli, taskulambi abil otsin seeni ma. Alati ei ole just kõige suurem õnn, kui ei leia seeni, on kurb mu kõnd, taskulambi abil liigun koju ma. Ja peksan radikat. Aplaus! No selline see laul on. Oli, on ja jääb. Aitäh kuulamast. Näeme juba järgmises videos. Tšau.